Meie oleme Triumph Gamification ja me aitame lastel krooniliste haigustega võidelda läbi mängukeskkonna. Kolmkümmend sekundit on aega, et usutavalt mõjuda. Tere, ma olen Kadri. Ma olen psühholoog ja ma olen teadur, kes juhib praegu startupi. Ja me teeme mobiilirakendust haigetele lastele, et toetada nende ravi ja pakkuda psühholoogilist tuge. Me teeme seda läbi mängukeskkonna, sest laste jaoks on mängukeskkond turvaline, nad on sellega harjunud ja nad väga tahavad seda kasutada. Läbi selle mängu pakume me lisandväärtust ka haiglatele, sellepärast et ravi monitoorimine muutub mitmekülgsemaks. Sest et läbi selle mängu saab väga palju lisainformatsiooni lapse haiguse kulu kohta, selliseid käitumuslikke andmeid. Ja meie meeskonnas on ekspertiis nii psühholoogiaalane kui ka mänguteooria ja mänguarendusalane. Olete mingid tulemusi saavutanud sellega? Eile just saatsime ära esimese teadusartikli. Loodame, et see võetakse vastu. Meie siiamaani see oli küll selline solution proposal või selline, mida läbi et kuidas on laste poolt vastu võetud. Et praegu me oleme testinud 8 lapse peal nii Eestis kui Soomes ja tulemused on väga positiivsed. Sisu on vastu võetud hästi, visuaalne pool on vastu võetud hästi, muusikaline pool on vastu võetud hästi ja siit on edasi vaja ainult arendada rohkem sisu ja rohkem seda veel põnevamaks laste jaoks teha. Kõik on põnev ja tore ja ilus näeb välja, aga mis tolku sellest on? Seda pole keegi hästi vastu võtnud. Kas tulemusi on? Tulemused tulevad veel, sellepärast, et kliinilised katsed... Tulemusi hetkel pole mingisuguseid? Täpselt need ongi tulemused, et ilus näeb välja? Et sisu on vastu võetud hästi, see on atraktiivne ja efektiivne laste jaoks. Kliinilised katsed algavad see aasta. Me oleme selleks teinud ettevalmistusi. Meil on akadeemiline nõustaja, kellega me koostöös seda teeme. Tooge üks konkreetne näide. Konkreetne näide efektiivsuse kohta. Kus see toimib? See toimib niiviisi, et me teeme seda haigetele lastele, kellel on kroonilised haigused. Näiteks? Näiteks astma, diabeet ja vähk. Nii, on vähihaige laps, mis edasi? Praegusel hetkel psühholoogiline tugi jõuab reaktiivselt lasteni, siis kui probleemid on juba käes. Te teate enne, kui vähk on juba teate ära? Ei, me sellisel hetkel, kui laps saab diagnoosi, me profileerime teda läbi mängu, millised on tema eelsoodumused juba selleks. Meil on laps, kellel on vähidiagnoos, mis edasi saab? See on tohutult raske lapsele. See on tohutult raske. Kuhu ta hakkab telefoni nokkima? Kus see käib? Ma ei saa üldse aru, kuidas te lapseni jõuate. Ma tahaks näidata seda. Ärge näidake, rääkige. Ma räägin, me kõigepealt profileerime vastavalt sellele, et millised on lapse eelsoodumused. Kas ta on juba... Kes profileerib? Kuidas profileerib? Me profileerime läbi mängu. Selleks, et superkangelaseks saada, peame superkangelase kohta rohkem teadma. Me küsime seda... Kui laps saab vähidiagnoosist, annate telefoni kätte ja palute tal mängida mingit mängu? Me palume tal kasutada meie lahendust, et see toetaks tema ravi. Kuidas see käib seal? See käib niiviisi, et kõigepealt see mäng toimub sellises maagilises linnas, mis pakub lastele sellist loomulikku keskkonda, millest nad väga paljuski on ära võetud, sellepärast, et neil on haigus, nad peavad palju viibima haiglas. See toimub linnas. Selles linnas antakse sellele superkangelasele ka kaaslane, virtuaalne kaaslane, kes teda toetab. Virtuaalne kaaslane küsib kõigepealt tema käest, milline on sinu emotsionaalne seisund, milline on sinu... Mis siis jama vaja teha, mis selle lihtsalt küsida või lapse käest? Seda võib küsida, aga küsimus ongi selles, et seda küsitakse alles siis, kui probleemid on juba tekkinud. Me peame suutma ennetada probleemide tekkimist ja me peame suutma seda teha niiviisi, et see tugi, mida pakutakse, on täiesti personaalne. Kui vanadel see mõeldud on? See on 7–14-aastastele lastele. Ma 15 olen. Oleme testinud ka 15-aastaste tervete laste seas, kes ütlevad, et nende jaoks see keskkond ei ole liiga lapsik ja nad tuleks nõus seda mängima. Kes maksab? Haiglad. Meie partnerid on haiglad. Kui palju see maksma läheb? See oleneb osakonna suurusest, seetõttu ei ole mul võimalik öelda mingisugust konkreetset numbrit, aga need numbrid, haiglad maksavad aastase litsentsitasu, see on osakonna põhine, alates 50 000 eurost. Tahavad maksta seda? Jah, nad tahavad seda maksta, me oleme teinud koostööd, kuidas me oleme seda kõike välja arendanud, ongi koostöös patsientidega, arstidega ja psühholoogidega.
me ei ole ainult võtnud seda ekspertiisi arvesse, mis meil on, aga me tahame pakkuda parimat lahendust, et see aitaks nii patsiente kui ka haiglaid, et ravi monitoorimine oleks just nendes kohtades kergem, kus siiani on kitsaskohad. Aitäh!